Jaloo, shalom. Täna räägime emotsioonidest taas kord ja seekord räägime siis sellest, et kuidas teha seda protsessi, emotsioonide kogemise protsessi, mida inimesed tavaliselt alla suruvad. Tavaliselt inimesed suruvad oma emotsioone alla või proovivad neid vältida või väiksemaks teha, eitada, eitada. Ja kõigepealt siis ütlen meile siit esimese emotsionaalse kommi, nagu te teate, mul on siin emotsionaalsete kommide raamat, et kui sa pärast vaatad, siis küsi ka oma number, mul on nüüd lausa 66 numbrit, 66. Jep, 66. Ja ma ütlen ühe sellise, mis on Albert Einsteinilt, kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised. Ja see on minu jaoks väga oluline, sest kõik need energiajoondused ja meditatsiooni, mida me teeme, viitavad sellele, et kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised, ehk siis sellega me loome oma maailma palju rohkem kui sellega, et me teame rohkem, eks ole, sest me inimestena tahame hirmsasti palju teada, aga mis siis, kui kujutlusvõime on tegelikult olulisem, visualiseerimine on olulisem kui teadmised. Nii, aga ega ma siin pikalt väga mulisema ei hakka ka, läheme kohe teemasse, et jälle taaskord jälle valisin Teal Swani video ja siis jah, selle nimi oli How to do the emotion experiencing process, ehk siis kuidas teha emotsioonide kogemise protsessi. Ja ma mõtlesin, ma olen teinud juba tema videosid, vaatasin, kas on üldse mõtet teha või nagu kattub küll, aga tegelikult ta annab väga huvitavaid ja häid nõuandeid siin ja sükseid nurki, mida ta pole enne välja toonud. Nii et ma arvan, et see on ikkagi väga hea teema ja hakkamegi kohe alguses pihta. Ehk siis hoolimata sellest, et me kogeme oma emotsionaalne iga kui viimane päev, siis inimestena oleme me emotsioonide suhtes väga teadmatud. Ja loomulikult ei aita ka see, et teaduse, meditsiini ja psühholoogia valdkonnade emotsioonide osas endiselt pimedas ajastus. Selle tulemusena ei tegele me emotsioonidega õigesti. Kui need esile kerkivad, ei tegeleme me nendega õigesti. Ja siis täna pakub Teal meile protsessi, kuidas oma emotsioonidega õigesti tegeleda. Protsessi, mis hoiab ära traumaatiliste tunnetatud kogemustega seotud emotsioonide kehasse kinni jäämise ja seeläbi vallandajateks muutumise. Ehk siis seeläbi tekivad ju triggerid, päästikud, et meil on emotsioonid kinni meie kehas. Ning protsessi, mis aitab sul vabastada emotsioone ja traumasid oma kehast ja olemisest. Kui rääkida emotsioonidest, siis me teeme selliseid asju nagu ma juba enne ütlesin, ignoreerime, surume alla, eitame, lükkame tagasi, parandame, pöördume nende vastu, püüame kontrollida, vähendame, juhime oma tähelepanu kõrvale, maskeerime, dissotsieerume nendest, ehk siis eraldame ennast nendest, tuimestame ennast ja väljendame oma emotsioone vägivaldselt välja. Ja on väga palju erinevaid viisi, kuidas me neid asju teeme ja on nii palju erinevaid viise, kuidas see meile kahju teeb ja kahjustab inimesi, kohti ja asju meie ümber. Aga üks viisidest, kuidas see meid kahjustab, on see, et see põhjustab emotsioonide ja traumade kehasse kinni jäämise ja meie olemisse kinni jäämise. Nii, siis ta ütleb, ta soovitab, sa võid sellest mõelda metafoorina niimoodi, et kui me ei lähe täielikult läbi sellest, mida me tunneme, ega lase emotsioonidel täielikult läbi enda voolata, omandades selle väärtusliku informatsiooni, mis emotsioonides sisaldub. Ja usu mind, emotsioonid kannavad väga palju informatsiooni, siis see emotsionaalne tunnetus, see emotsionaalne sisu ja emotsionaalne informatsioon talletatakse kehas ja olemises justkui paketina. Pakettidena isegi, mitte ainult ühel, vaid pakettidena, kuni me selle vabastame. Meie traumad jäävad sellisel viisil meie sisse lõksu
Ja sulle võib olla huvitav teada, et üks põhjuseid, miks inimesed hakkavad emotsioone alla suruma, on see, et emotsioonid kannavad tõdesid ja nad ei taha neid tõdesid näha. Neid on näiteks näiteks on valus tunnistada iseenda kohta või kellegi teise kohta, keda me armastame, või elu kohta. Et seda ei juhtuks, peame me laskma emotsioonidel täielikult läbi enda olemise liikuda, siis kui need tekivad selle asemel, et neile vastu seista. Ja kui me kogeme midagi, mis on traumeeriv või mis käivitab tugeva negatiivse emotsiooni, peame me suunama oma tähelepanu sellele, et anda sellele oma täielik kohalolu. Me peame seda täielikult kogema. Me peame laskma sellel täielikult läbi meie keha ja energia välja liikuda. Meil on vaja õppida selles sisalduva informatsiooni kohta. Selle tegemine suurendab meie võimet tunda. Samuti meie suudame toime tulla. Ja samuti meie võimet neid emotsioone või neid asju, mida me tunneme, töödelda. See on nagu emotsionaalse lihase kasvatamine. Kes ei tea, ma teen inglise keeles planku iga päev. Ma juba tunnen, lihased kasvavad. Nii ja meil on ka emotsionaalsed lihased, mida me saame kasvatada. Ja see omakorda teeb nii, et me tunneme, et me suudame toime tulla kõigega, mida elu meie teele viskab, selle asemel, et veeta iga päev paanikast, sest sügaval sisimas me tunneme, et me ei suuda hakkama saada valusate asjadega, mis juhtuvad, sest me ei suuda toime tulla emotsioonidega, mida need asjad meis tekitavad. Inimesed kardavad, et kui sa keskendud emotsioonile, siis see lihtsalt võimendub, ei kao ära kunagi ja muutub aina suuremaks ja võib nad isegi ära tappa. Mitte sest, vaid see peegeldab tohutut jõuetuse, võimetuse tunnet, mida inimesed oma emotsioonide suhtes tunnevad. Ja see ei ole üldse tõsi, kui rääkida emotsioonidest. Esiteks on oluline mõista, et emotsioonid on väga voolavad. Nad liiguvad sinu sees. Kui sa neid lased, nad on muutlikud, nad muutuvad ja muutuvad ja muutuvad ja voolavad. Nagu vesi. Lisaks sellele ei kao sinu tõde ja seega ka sinu emotsioonid lihtsalt ära, kui sa keskendud millelegi muule. Pilt sellest, mis emotsioone põhjustab, on palju keerulisem kui lihtsalt see, millele sa käesoleval hetkel keskendud. Ja enamik inimesi kasutab neid tööriistu, mis on mõeldud negatiivsete emotsioonide vältimiseks vahendina oma emotsioonidele vastuseismiseks. Nii et mis juhtub? Nende emotsioonid jäävad nende olemusse kinni, nende emotsioonid eraldatakse alateadvusesse, nad hakkavad nägema oma emotsioone kui vaenlast. Sinu emotsioonid ei ole sinu vastu. Need on tegelikult võimsalt sinu poolt. Emotsioonid on tagasiside selle kohta, mis igas konkreetses olukorras toimub. Kui sa pöörad oma emotsioonidele tähelepanu, siis sa kuulad ja reageerid sellele tagasisidele ja see on nagu allveelaeva radari kuulamine. Samuti emotsioonid räägivad ja nad tahavad, et neid kuulataks. Kui sa tood oma kohalolu emotsioonidesse, tood sa kohalolu sageduse selle emotsiooni sagedusse, millele sa keskendud. Kohalolu sageduse selle emotsiooni sagedusse. See muudab üldist sagedust ja sa kuulad emotsioone. Seda tehes sa rahuldad emotsiooni vajaduse ja seetõttu märkad sa oma süsteemis paranemist. Kui sa seda teed, see on sügav enese eest hoolitsus. Kasutame veel üht metafoori. Ma tahan, et sa mõtleksid beebi peale. Beebi ei mõtle oma teed välja emotsioonist, mida ta tunneb. Ta on täielikult oma emotsioonidega kohal. Selle emotsiooni taga on muidugi tõde, näiteks ma kardan, see ei ole minu jaoks hea või ma tunnen end üksikuna, ma tahan koos olemist või ma tunnen end ebakindlalt, ma vajan kinnitust või mu kõht valutab
või mul on ebamugav. Võib-olla isegi ma tunnen, et mul pole jõudu sellega midagi teha, ehk siis ma tunnen ennast võimetuna. Kui beebil on emotsioon, siis sellel on põhjus. Täiskasvanu ei ole sellest erinev. Meil on ka põhjus, kui me tunneme emotsioone. Täpselt nagu siis, kui sa hoolitsed beebi eest. Ja selleks, et teha õiget asja, pead sa kuulama oma emotsioone. Sa pead neid märkama, sa pead neid tundma, sa pead neid kuulma ja sa pead neile vastama. Väide, et kui sa keskendud negatiivsele emotsioonile, siis saad sa ainult rohkem seda, mis vastab sellele negatiivsele emotsioonile, on nagu väide, et kui sa keskendud beebi ebamugavusele, siis ainus asi, mis juhtub, on see, et ta muutub veel ebamugavamaks. Nii, kui sa emotsioonile vastu seisad, siis see on see hetk, kui emotsioon võimendub. Ehk siis parem mitte vastu seista, eks ole. Ja ilma pikem sissejuhatuseta läheme protsessi juurde. Kui emotsionaalne valu tekib, istu või heida pikali kuskile mugavasse kohta, kus sind ei segata. Kiil. Miks ta tuleb näitama, aga ei tule, eks. Nii siis, kui sul on mingi, ütleme siis nii, et sul oli, isegi kui sul, kas oli otseselt situatsioon, traumaatiline situatsioon, või näiteks tuleb läbi triggeri mingi asi üles, tuleb mingi emotsioon üles. Ja nüüd sa oled valmis sellega töötama. Leia endale mugav koht, kus sind ei segata. Seejärel sulge silmad ja suuna kogu oma tähelepanu neile aistingutele, mis sinu kehas, kus iganes tekivad. Näiteks võid sa tunda surinat või äärmist kokku surutud tunnet või raskust või valu või kuuma hooge või külma, tühjust ja nii edasi. Need on väga erinevad tunded. Sa võid tunda seda oma südamepiirkonnas või alaseljas või peas ja lõualuudes või kiirgumas mööda käsi või hõlmamas kogu su keha. Sinu kavatsus on kogeda emotsionaalset kogemust täielikult. Tunda, kuulda, näha ja mõista seda täielikult. Seetõttu ei hakka sa nende aistingutega, mida sa tunned ja vaatled, midagi tegema. Sa ei hakka nendega võitlema, sa ei püüa neid parandada, sa ei püüa neid rahustada, aga ega midagi muud. Pööra neile väga aeglane ja väga sügav tähelepanu. Ja ankruna, et hoida ennast oma emotsioonidega koos, hakkad sa endalt pidevalt küsima seda küsimust. Kuidas see tundub või milline see tunne on? Kui su meel annab sulle vastuse, nagu see tundub tühi, siis sa hakkad endalt mõttes küsima, mismoodi tühjus tundub. Ehk siis, või kui sinu meel viskab ette metafoori, nagu see tundub nagu muda, siis sa hakkad endalt küsima, milline muda tundub, missugune on muda, mis tunne on mudal. Põhjus, miks sa seda teed, on see, et meel püsiks tunde juures, selle asemel, et sind sealt välja tõmmata ja eemale tundest rääkides sulle loo tunde kohta, vaata inimesed ütlevad tihtipeale, kuidas sa ennast tunned. Ma ei tea. Ma ei tea, kuidas ma ennast tunnen, siis tulevad lood, eks ole. Aga nagu kogu aeg jätkame tundes olemist. Kui sinu meel kaaperdab protsessi, ehk siis läheb lugudesse, siis see tundub nii nagu, et sinu meele sisu tõmbab sind emotsioonist välja ja eemale, põhjustades emotsiooni intensiivsuse hajumise. Kui sa oled täielikult kohal, jälgides ja tundes emotsionaalset kogemust, mis sinust toimub, siis on väga tõenäoline, et sa saad pilte, helisid, taipamisi, võib-olla isegi maitseid, potentsiaalselt isegi mälestusi. Mäleta, kuidas ma ütlesin, et need emotsionaalsed kogemused ja informatsioon, mida need sisaldavad, on kehas talletatud nagu väikesed traumapaketid. Need pildid, helid, taipamised ja mälestused ja nii edasi on nende pakettide sees, nii et kui sa suunad oma tähelepanu neile täielikult ja koged vabatahtlikult kogu seda tervikut, mis nende sees on,
siis need asjad, mis on nendes pakettides talletatud, vabanevad ja kerkivad sinu teadlikkusse. Aitäh südamete eest. Need lihtsalt ilmuvad sinu teadlikkusse. Näiteks võid sa näha kindlat värvi seal, kus emotsioon sinu rinnus on. Sa võid näha mingit värvi või sa võid näha kindlate värvide keeriseid, mis haaravad kogu su keha. Need värvid võivad tulla koos mustritega, need võivad tulla koos tekstuuridega või sa võid saada pildi mingist ainest nagu liiv või muda või objektist või toidust või inimese näost või kohast, ükskõik. Sa võid kuulda kellegi häält või kuulda mingit tuuleheli või karjumist isegi. Sa võid äkki olla võimeline maitsma mingit kindlat maitset oma suus. Sa võid koheselt tunda, nagu sa oleksid ühe oma mälestuse sees, justkui terve stseen on tulnud uuesti esitamisele. Sa võid kuulda taipamist nagu, sellepärast mul on nii suured probleemid inimeste usaldamisega. Või kogeda sügavat teadmist nagu, ma pean valima lahti lasta inimestest, kes ei pane mingit pingutust või energiat suhtesse minuga. Jällegi, sa ei hakka nendega võitlema ega neid parandama, ega neid rahustama, ega midagi muud tegema. Mida sa teed, on see, et sa jälgid neid täielikult. Tunned neid, pöörad neile väga aeglast ja väga sügavat tähelepanu. Nüüd, kui ükskõik milline selle emotsionaalse kogemuse sisu, millele sa keskendusid, esile kerkib, siis sa jätkad emotsiooni tundmist. Täpselt nagu filmi vaadates. Värvid ja tekstuurid ja pildid ja taipamised ja mälestused on seal selleks, et kogemust rikastada ja sellele lisada. Mitte sind sellest välja ja eemale viia. Mistõttu sa tahad jätkata oma ankru küsimuse kasutamist. Kuidas see tundub? Milline see tundub? Ja olla valmis olema kohal väga aeglase ja aega nõudva protsessi jaoks, selle asemele protsessi kiirustada. See protsess muide kipub ajaga kiiremaks muutuma. Kui sa koged täielikult emotsiooni või emotsionaalset paketti, mis on kehas kinni, lastes sellel täielikult haarata sinu keha ja olemise, annad sa sellele ruumi liikuda. Ja kui sa seda teed, siis see liigub ja muutub. Näiteks võib must värv hakata muutuma siniseks ja see võib kattuda muutusega tundest, mis oli valutav, laetud, kinni jäänud vihkamine millekski nagu külm, vajuv, valulik kurbus. Pildid võivad liikuda ja muutuda näiteks vihmasaju kujutiseks, kus sa istud oma elutoas lapsena täiesti üksi vaikses majas. Oluline on see, et sina ei tee ühtegi neist asjadest, sa ei tee neid muutusi, sa ei kutsu neid ise esile. Selle asemel need juhtuvad sinuga ja sina lihtsalt koged neid, kuna oled täielikult ja tingimusteta kohal, et neid täielikult kogeda. Mõned neist emotsioonidest vajavad palju rohkem kohalolu kui teised. Mõned liiguvad ja muutuvad väga kiiresti, samas kui teised püsivad pikka aega täpselt sellisena, nagu nad on, pannes sind võib-olla muretsema, et kas need üldse kunagi muutuvad või üldse kunagi lõpevad. See peaks lihtsalt näitama sulle, kui vastupanu osutav sa oled selle konkreetse tunde kogemise suhtes ja kui tingimuslik sa iseendaga oled. Sest sõnum, mida sa sisuliselt endale saadad, on, kui sa mõtled selliseid asju või lähed sellisesse vastupanusse, ma olen sinuga selleks, et sa ära läheksid. Kusjuures see on huvitav, et me just rääkisime nagu, mitte eelmine reede, mitte see reede, mis oli, vaid eelmine nädal, Scotti sõbraga, tema nagu tuleb alati turu lõpus ja siis temaga me just rääkisime sellest, ta rääkis sellest, et ta tahab nii õudsat nagu, et see muutuks mingisugune asi tema kehas, siis ma proovisin talle selitada. Isegi see, kui sa nagu räägid sellest, et sa tahad, et see muutuks, et sa tahad sellest läbi minna, siis see on juba see, et sa ei luba endal olla või ei luba endal seda tunda. Et meil on vaja olla sellega kohal täpselt nii, nagu ta on ju proovimata seda muuta või proovimata isegi mingeid ootusi omada selles suhtes, et see muutuma hakkaks. Nii, sisuliselt selle protsessi osana koged sa väga tõenäoliselt oma enda vastupanu emotsioonide tundmisele või konkreetsele emotsionaalsele kogemusele.
ja sa koged oma vastupanu samamoodi nagu iga osa sellest protsessist, aistingute ja piltide ja helide ja nii edasi kaudu. Ja sa jätkad oma ankru küsimuse kasutamist isegi selle puhul, kuidas vastupanu tundub. Kuidas see tundub, millisena ma seda tunnen, kuidas ma seda oma kehas tunnen. Nagu mitte lihtsalt oma kehas, vaid kuidas see tundub, milline tunne see on. Nüüd läheme ühe sammu sügavamale, sest ma annan sulle veel ühe analoogia, mis jätkub eelmisest ja mis aitab sind tohutult selle protsessi läbimisel ja kui sa koged ükskõik millist emotsiooni. Kujuta ette, et iga emotsionaalse paketi sees on Tiibeti helikauss. Need on need helikausid. Ja kujuta ette, et see konkreetne tunne, mida sa koged, kui sa koged seda konkreetset paketti, on selle konkreetse helikausi ainulaadne toon. Mõned neist on palju ebameeldivamad kui teised. Ja kui sa suunad oma tähelepanu sellele, kuidas sa tunned või kui midagi sinu elus käivitab konkreetse emotsionaalse paketi, on see nagu see konkreetne helikauss oleks nagu löödud ja see peab laulma läbi kogu sinu keha ja olemise. Ehk siis see peab saama täielikult läbi vibreerida kuni punktini, kus see enam ei vibreeri. Täpselt nagu helikauss, eks ole, kui sa teed ting, siis sa lased tal lõpuni heliseda. Ma muidu tahan endale ühte helikaussi. See kehtib, kui sa tunned ükskõik millist emotsiooni. On tark käsitleda iga emotsiooni nii, nagu see oleks helikauss, mida on löödud ja mis peab end täielikult välja laulma, et dematerialiseeruda. Oota, kui on seda kuulda, rütsikas, nii tugevalt siin laulab praegu. Mina võtan seda kui tervendavat heli. Mõned inimesed, mõnikord on nad nii tugeva heliga, et see võib nagu inimese nagu täiesti nagu peavalu tekitada ja täiesti nagu, nad ei suuda seda taluda. Aga minu jaoks on see, et kui palju ma olen võimeline nagu sellesse alistuma, sellesse tundesse nii-öelda. Nii, kui sul on päästik, siis see, mis on juhtunud, on see, et kui see valus kogemus algselt toimus, ei lastud sellel helikausil laulda, ei lastud sellel lõpuni laulda nii-öelda. See suruti alla, see jäi kinni ja mängimata sinu olemisse. Ja sa oled väga tõenäoliselt veetnud kogu oma elu püüdes selle laulmist vaigistada. Nii, kui see peaks kunagi millegi poolt, mida sa maailmas koged puudutatud saama. Siis see on nüüd teine versioon, kuidas rääkida triggeritest, päästikutest. Veelgi enam, sa oled väga tõenäoliselt veetnud kogu oma elu püüdes vältida kõike, mis võiks põhjustada selle paketi koos selle helikausiga puudutamist. Nii paljude jaoks meist möödub kogu elu pidevas vältimise seisundis. Meie elu ei ole midagi muud kui pidev püüe vältida teatud viisil tundmist. Ja see ei ole ju tegelikult viis elamiseks, eks ole. Nüüd, kui sa teed seda protsessi ja tunned emotsiooni nagu toonina oma kehas, tuleta endale meelde, et lase sellel laulda läbi kogu oma olemise nagu helikauss, mida on just löödud. Siin on sul valikud, sest on nii oluline kogeda oma emotsioone täielikult ja olla sellisel viisil iseendaga kohal, et ehitada üles emotsionaalset lihast selle tegemiseks. Sa võid tegelikult valida teha seda sammude kaupa. Metafooriliselt öeldes sa võid valida, et pistad kõigepealt varba sellesse protsessi ja siis pahklu ja siis jala. Ja kui sa teed seda, siis sa teed seda protsessi, kuni tunned väikest vabanemist. Näiteks ütleme 10–20% pinge vähenemist oma kehas. Põhjus, miks see pinge väheneb, on see, et sinu enda olemine registreerib sinu kohalolu. See on rahustav jõud, sest sa näitad, et sa muudad oma enese hülgamise mustrit, sest sel hetkel, kui me surume oma emotsiooni alla, me hülgame ennast. Make it sense, eks ole. Kui sa teed seda nii, siis sa lihtsalt suurendad oma kohalolu sealt edasi. Võib-olla järgmine kord teed sa seda kuni
emotsioon, mida sa koged, liigub ja muutub täiesti teiseks emotsiooniks ja sa koged seda uut emotsiooni mõnda aega. Kui sa teed seda protsessi sel viisil, siis lihtsalt veendu, et sa lõpetad protsessi, andes endale rahustavaid sõnumeid. Sõnumeid, mis on vastupidised enese hülgamisele. Näiteks, öeldes sellele konkreetsele emotsioonile, mida sa töötled, sa võid minuga jääda, kui me läbi päeva läheme. Ehk siis sa ei hülga seda emotsiooni, sa ei suru seda alla. Sa ütled talle, sa võid minuga jääda. Või kinnitad endale, ma ei jäta ennast siia sellisena, ma tulen selle juurde tagasi näiteks laupäeval, eks ole, millal sul on aega. Või selgitades endale sisemiselt, miks sa valid seal peatuda. Ja seejärel hoolivalt käsitledes ja lahendades kõik hirmud, mis võivad sinus vastuseks esile kerkida. Nii, ja oled sa valmis meistriklassiks? Teine variant on minna täiesti lõpuni. Kui sa lähed emotsiooniga täiesti lõpuni, oled sa sellega tingimusteta ja täielikult, kui see muutub ja muutub ja muutub ja muutub, kuni paranemine toimub iseenesest. Ja sina lihtsalt koged seda paranemist, kui see loomulikult toimub. Näiteks võib see välja näha nagu tuntav kergendus või see võib välja näha nagu sügava maandatuse tunne või see võib välja näha nagu täpselt vastupidise kogemine algsele valule. Nagu ma ütlesin, see on emotsioonide kogemise meistriklass. Tšau Anne, näen see numbrid. Ja sõltuvalt konkreetsest emotsionaalsest kogemusest, mida sa koged, võib see võtta väga pika aja. Kui sa seda teed, on väga tõenäoline, et koged pöördepunkti. Näiteks võid olla käivitunud sellest, et keegi sind devalveeris. Ja sa võid istuda ühes protsessi osas talumatult valusa, valge, kuuma valuga ja see võib haarata kogu sinu keha. Mäletan, mul oli ühes töötoas oli üks osaleja, kes ütles, et ta ei julge teha neid protsesse, sest see on nii valus, ta tunneb nagu emotsionaalselt valu. Või võid saada pilte sellest, kuidas sinu keha laguneb, just kui lahustub kogu selle valge kuuma valu poolt. Ainult selleks, et äkitselt hakata kogema, kuidas sinu keha tuleb uuesti kokku ja see valge kuum valu muutub millekski tehniliseks või kobeläänilaadseks. Ma isegi ei tea, mis see tähendab. Või nagu kobelään, minu jaoks on see maalidega seotud. Ja tunne muutub talumatust valuks millekski nagu kindlus ja tugevus ja täidlus. Ja äkitselt sa taipamisi nagu kõik universumis on sinu sees, seega on võimatu mitte omada väärtust. Ja sa jõuad punkti, kus intuitiivselt tundub, et oled jõudnud lõpule selle konkreetse paketiga ja selle konkreetse helikausiga. Sa võid ka valida teha ükskõik mida nende kahe varianti vahepeal. Ma tahan, et sa mäletaksid, et me ehitame emotsionaalset lihast. Ja et sa saaksid selles protsessis paremini aru, annan sulle näite. Aga nüüd enne, kui me näite juurde lähme, ma ütlen number 5, mille Anne küsis. Küsiki, et teised ka emotsionaalseid komme. Väikesest printsist ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Nii. Jackson, räägime Jacksonist. Jackson sai tagasi lükkamiskirja kolledžilt, kuhu ta väga tahtis sisse saada. Nii, et emotsioonid tulevad üles ja mis ta tegi? Ta tegi seda protsessi. Ta võttis rätiku, pani selle põrandale, et ta saaks selle peale pikali heita ja sulges oma silmad ja suunas kogu oma tähelepanu oma aistingutele. Ta märkas eelkõige pinget oma kurgus ja teravat, haaravat, pulseerivat, tuikavat valu oma rinnus. Ta veetis umbes 25 minutit lihtsalt seda aistingut tundes päris pikalt. Ehk siis tõesti, et nagu ärme meeleheitele satume, kui valu kestab kaua. Lastes sellel levida üle kogu oma keha, iga kord, kui ta tundis, et tema meel püüab minna mujale, küsis ta endalt lihtsalt, kuidas see tundub. Nagu me siin välja tuli, see on see ankru küsimus. Kuidas see tundub? Kuidas
kuidas see tunne on. Ja häälestas end uuesti aistingule. Alguses nägi ta punaseid sähvatusi, mis olid seotud selle aistinguga, aga peagi muutus see punane valge valguse kogemuseks. Ja kui see juhtus, tundus talle, et ta on vastamisi liikumatu kiviseinaga. Ta tundis meeleheitet. Kui ta küsis endalt, kuidas meeleheide tundub, siis see oli nagu paaniline staatika, purustav vajumise tunne ja nii sügav valu südames, et see valu ise tundus nagu karjuks. Üks taipamine kerkis tema teadlikkusse, ma tunnen end jõuetuna. Jõuetuna panna sisseastumise eest vastutavaid inimesi otsustama mind vastu võtta, nagu ei oleks midagi, mida ma saan teha või kunagi suudan teha. Ta tundis väikest kergenduse hõngu, kui ta jõudis tegeliku valu juurde, täieliku jõuetuse tajuni. Ta küsis endalt, kuidas see tundub, pidades silmas jõuetust. Ta keskendus täielikult aistingule, hingetus, kinniolek, valurinnus, ebastabiilsus jäsemetes. Ta jälgis seda ja tundis seda ja kuulas, kas sellel on mingeid helisid, mis tundus pika ajana, enne kui suure punase kummipalli kujutis võttis üle kogu tema nägemisvälja. Ta ei saanud sellest aru, sest kujutis tundus peale tükkiv, aga ta lasi endal tunda seda peale tungi. Ta lasi sellel suurel punasel pallil endasse tungida ja küsis endalt, milline see pall tundub. Aistingud, mida ta tundis jõuetusena, lihtsalt võimendusid. Need intensiivistusid, palli kujutis ja jõuetus jäid samaks. Ta tundis, kuidas ta läheb sellesse vastupanusse. Mitte jumal, see mõte, jumal, see ei lõppe kunagi, kerkis üles. Nii et ta tundis nii jõuetust kui ka vastupanu, mida ta tundis selle jõuetuse kogemise suhtes. Ja ta lasi tundel, et ta surub vastu sellele, mis toimub ja pingutab selle vastu võtta üle kogu oma keha. Just kui ta täielikult alistuks tundma oma sisemist võitlust kogemuse ja oma vastupanu vahel sellele kogemusele. Saad aru, ta lubas endal kõike tunda. Ta kuulis oma sisemist häält ütlemas, okei, siis las see ei lõppe kunagi. Et nagu lubada lasta sellel siis mitte kunagi lõppeda. See põhjustas lõdvestuse tema kehas. See on nii huvitav, mul oli nagu füüsiline valu, siis kui mul oli Beliisis olin ja mul oli see nurisünnitus, mille ma kodus läbi tegin, siis mul oli siuke tunne, ma nagu suren ära valu kätte ja siis mul oligi nii, ma nagu alistusin sellele, ma nagu okei, siis suren ära ja siis valu kadus ära. Siis Jackson nägi mälestust sellest, kuidas ta oli oma põhikooli võimles. Kohalõhn oli nii tõeline, just kui ta oleks täpselt jälle seal. Ja ta küsis endalt, kuidas see tundub. Äärmine frustratsioon, kokkusurumise ja kuumuse kujul ja see tormamine ja elektrivoolud, mis voolasid läbi tema olemise koos ereda punasega. Mõnda aeg oli see, nagu ta oleks olnud mälestuses kinni, samal ajal tundes, et teda neelab punane tuli. Ta oli täielikult selles, ta lasi kogu oma kehal seda tunda. Ja lõpuks muutus see punane valgeks valguseks, sarnaselt protsessi algusele. Ja mälestus sellest, kuidas ta ei valitud rahvaste palli meeskonda, kuhu ta väga tahtis kuuluda, kuna grupp vanemaid poisse tuli esile. Mitte kuna, ühesõnaga, teda ei valitud, siis grupp vanemaid poisse ei valinud teda sellesse meeskonda. Jackson koges seda mälestust, just kui see, mis emotsionaalselt tol ajal toimuks temaga siin ja praegu. Ta lasi hingetusel kinni olekul valul rinnus levida läbi kogu oma keha, valge valgus intensiivistus ja intensiivistus ta oli olnud täielikult protsessis üle tunni selleks hetkeks. Aga ta tegi seda edasi. Ta mõtles helikausi analoogiale, et see peab laulma ja see aitas tal lasta sellel tundel täielikult läbi kõlada läbi kogu oma keha nii kaua kui vaja.
Siis ta tundis, kuidas ta lõpetas võitlemise nende poiste vastu mälestuses. See lihtsalt juhtus. Ta tundis, kuidas ta andis alla, just kui ta lihtsalt ei suudaks enam võidelda. See tundus nagu kergendus. Valge valgus kadus ja muutus tumedaks siniseks, raskeks, vajuvaks kurbuseks. Ta nägi pilti endast lamamas külili võimla põrandal ja sellest, kuidas võimla tuled kustutatakse. Ja teadmine kerkis tema teadlikkusse, et ta peab aktsepteerima tagasilükkamist ja aktsepteerima, et ta ei hakka seda enam muutma. Väsimus võttis üle kogu tema keha. Tuntav kurnatus. Aga ta oli üllatunud, kui leevendav see tundus. Mitte hea, lihtsalt palju parem kui jõuetus ja võitlus, et olla aktsepteeritud. Issand, see tuletab mulle praegu meelde. Ma nägin, siis kui ma laadisin oma plangu videot täna TikToki, siis ma nägin videot, ma ei tea, kas see oli päriselt, aga tagumise auto oli nagu filmis esimest autot, kus visati koer välja, koer jooksis selle autol järgi ristmikul, siis kui auto pidi valgusfoori juures peatuma, siis see koer nagu hüppas esiaknasse ja nagu palun laske mind sisse tagasi ja auto lihtsalt sõitis minema. Ja siis ma nüüd ka, mul on siiamaani, ma arvan, ma pean selle protsessi läbi tegema. Ma lihtsalt hakkasin lahina nutma, see auto siis peatus ja hakkas selle koeraga suhtlema, aga ma ei suutnud seda videot enam edasi vaadata, sest mul oli lihtsalt ja see on siiamaani, see emotsioon on nii suur minu kehas, et mul on vaja see läbi tunda. Et see nagu, see ongi see hüllatuse tunne, eks ole. Et vaata kui huvitav, et Jackson tegi selle läbi ja siis see tegelikult oli kergendus tema jaoks, kui ta nagu aktsepteeris seda, et ta ei hakka võitlema selle nimel enam. Eriti siis, kui koeri hüljatakse. Kuidagi ma ei tea, miks see on nagu eriti tugevalt nagu. Ma tulen selle juurde tagasi, ma luban. Nii siis, ta alistus täielikult sellele pettumuse tundele ja võimla põranda lõhnale, sest see oli see, mis toimus tajutava kogemuse tasandil sel hetkel. Varsti kadus võimla kujutis iseenesest. Ta oli lihtsalt täielikult selles sinises väsimuses ja vajumises. See aisting ja kogemus püsisid päris mõnda aega, enne kui ta tundis kohvi lõhna. Kuigi tema majas ei olnud kohvi. Nii et ta hingas selle lõhna sisse, tundes seda täielikult. Ta küsis endalt, milline kohv tundub. 3 korda küsis ta seda endalt. Kuidas see tundub? Kuidas tundub kohvilõhn? Kuidas see tundub? Ja ta tundis seda kurbuse tunnet samal ajal olles valmis tundma ka seda kohvi, mis oli tema aistingus ilmunud. Samaaegselt hakkas ta tundma mingit sooja hubast kergust oma kaenlaalustes ja mööda oma roidekaari külgi ja ta suunas oma tähelepanu sellele. Ta tegi sügavaid hingetõmbed, et seda paremini tunda ja see laienes, kuni ta nägi siniseid keeriseid ja kollaseid keeriseid ja sileda kommi tekstuuri. Üks kujutis sähvatas ja siis kadus. See kujutis oli temast istumas kohvikus koos ühe oma sõbraga, Mägiga. Ta ei ajanud seda kujutist taga, ta ei püüdnud seda mõista, ta lihtsalt jätkas selle tundmist, mis seal oli. Sinised ja kollased keerised, kurbus segatuna sooja hubasusega. Ja umbes 15 minuti pärast, kui see tunne sai lihtsalt täielikult temas mängida ja laulda, helikaussi laulmine, tuli tema teadlikkusse suur taipamine. Ma ei pea püüdma saada Mägi poolt aktsepteeritud. Ma saan lihtsalt istuda temaga kohvikus ja tunda seda uskumatut kogemust, kergendust, sest ma saan lihtsalt olla mina ise. Siis ta taipab. Šau! Mu jumal, ma seostan kohvi aktsepteerimisega.
ma ei pea olema osa lahedast seltskonnast, et saada seda, mida ma tahan. Oh jumal, mis siis, kui see on tegelik põhjus, miks ma püüan minna Stanfordi, see oli siis see kool, kuhu ta üritas sisse saada. Seejärel tundis Jackson, kuidas ta tõmmati sellesse teadlikkusse, eemale sellest, kuidas ta tundis. Nii et ta suunas oma tähelepanu tagasi sellele tundele, sellele aistingule, mis tema kehas toimus täpselt sel hetkel. Sinised keerised olid kadunud. Kõik, mis alles oli kindluse tunne, peaaegu nagu maandatus ja terav, soe, avanev tunne. Ta kutsus selle tunde ja ka selle teadlikkuse, mille ta oli saanud kogu oma olemisse, nii et see haaras kogu tema olemise ja ta nägi sähvatusi oma sõbrast, Mägist, ja need võimendasid seda tunnet. Talle meeldis see tunne, ta lasi sellel imbuda igasse oma olemise kiudu, kuni ta tundis intensiivselt, et sellest on selleks korraks piisav. Ta kontrollis enda sees, kas silmade avamine ja oma päevaga edasiminek oleks tema jaoks okei, ja ta tundis sisemist jah-tunnet. Nii et ta tegi 3 sügavat siis hingetõmmet ja tänas seda tunnet oma kehas, tõusis püsti, jõi klaasi vett ja läks oma päevaga edasi. Vägev on ju. See protsess on nii lähedal ravirännakule, kui sa saad ilma tegelikult šamanistlikke ravimeid võtmata. Nagu šamanistliku ravirännaku töö. See on lihtsalt protsess, mis juhtub sinuga ja sina lihtsalt koged seda. Sa lähed sellega kaasa selle asemel, et aktiivselt midagi teha, et seda esile kutsuda. Sa koged. Sa võid tunda end pärast selle protsessi tegemist kurnatuna, mis on täiesti make sense'i, eks ole. See on lihtsalt väike hoiatus, et see on täiesti normaalne. Emotsionaalse lihase kasvatamine võib alguses olla väsitav. Lisaks sellele on kurnav hoida emotsioone oma olemises kinni ja elada oma elu püüdes vältida nende käivitumist. Samuti on kurnav olla kinni võitle või põgene režiimis, milles nii paljud meist on, kui oleme oma päästikutes kinni. Nii et sageli on suur kurnatus, mida kogetakse siis, kui sa lõpetad selle kõige tegemise. Sa võid seda protsessi teha ka sellega, mida sa võiksid hinnata positiivseteks tunneteks, hea tundega emotsioonideks. See ei ole nii, et sa oled piiratud tegema seda ainult sellega, mida sa hindad negatiivseteks, ebamugavateks ja valusateks emotsioonideks. Lihtsalt need on need, millele me kipume vastu seisma, selle asemel, et lubada endal neid täielikult kogeda. Ja seetõttu on need, mis kipuvad jääma olemisse kinni ja toimima päästikutena sagedamini kui teised. Selle protsessi teine võimas element on see, et see deaktiveerib närvisüsteemi. Mäletad, kuidas ma rääkisin sellest, et me oleme kinni võitle või põgene režiimis. Sageli, kui päästikud reageerivad, aktiveeruvad, registreerid sa ohu või ohutunde. Aga kui sa teed seda protsessi, suunad sa oma tähelepanu sissepoole. Ja see tegelikult annab närvisüsteemile signaali, et sa ei ole ohus. Miks? Sest kui sa oleksid ohus, oleks sinu tähelepanu suunatud väljapoole. Nii et lähtudes sellest, et sa oled keskendunud sissepoole, registreerib sinu olemine sellele ja ütleb, me ei ole tegelikult ohus, me ei ole ebaturvalises olukorras, ja see mitte ainult ei rahusta sind, vaid võimaldab ka haavatavate emotsioonidel tulla läbi nendest kaitsvatest olemise osadest, mis võivad seda emotsiooni alla suruda. Kui sa oled saanud teadlikuks informatsioonist, mida emotsioonid kannavad, saad sa seejärel teha paremaid otsuseid, võtta paremaid samme ette oma igapäevaelus. Kasutades meie eelmist näidet, Jacksoni kogemus aitas tal vabastada tagasilükkamise trauma, mida ta koges põhikooli õpilasena ja aitas tal saada teadlikuks sellest, kui palju tema elu on juhitud meeleheitest, mitte tunda end tagasi lükatuna ja seega meeleheitest kuuluda lahedasse seltskonda. Ta otsustas, et see ei ole piisavalt hea põhjus, et minna Ivy League'i kolledžisse. Nii et mida ta tegi, ta otsustas seada prioriteediks kandideerimise kolledžisse, mis oli Mägile lähedal
ja lähedal inimestel, kes ei ole kunagi pannud teda tundma, et ta peab saavutusi kogema, et nad tahaksid temaga aega veeta. Kasutades seda protsessi, saad sa liikuda läbi valusate kogemuste, mis sinu elus toimuvad ja laste emotsioonidel, mis tekivad läbi sinu liikuda, selle asemel, et kogeda traumasid, mis takistavad sul päriselt elada. Nii et kõik, mis jääb, on seda proovida. Ilusat nädalat. Kuidas oli? Kas tuul tuli ka sisse vahepeal või ei tulnud? Vahepeal läks päris tugevaks see tuuleks, ma proovisin küll mikrofoni varjata, aga ma ei ole kindel, kas see töötas. Niimoodi, naamodi. Nüüd hakkame tegema energiajoondust. Ja kuna koer on juba toas, siis ma ei pea kuskile minema. Paneme lihtsalt kaamera sinna. Nii. Paneme näiteks niimoodi. Ehk nii on hea. Ma ei tea, mida te seal näete, oota ma vaatan. Okei, sobib. Mul on nina tatinisest nutmisesse. Leia omale mugav asend, võta lonks vett, enne kui pihta hakkame. Nonii. Leia omale mugav asend kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Kus keegi sind ei sega, kus sa saad rahulikult olla iseenda jaoks. Ja hakkame lihtsalt natukene sügavamalt hingama ja iga kord välja hingates lõdvestame teadlikult oma keha. Võid kujutleda, kuidas sa lõdvestad kogu oma keha pealaest jalatallani. Omas tempos. Võid ka kujutleda, kuidas sa võid kasutada näiteks sükest nagu lõdvestavat kiirt, mis tuleb universumist sinu pealaest läbi ja kuni jõuab läbi sinu maa sisse. Ja see lõdvestab sind, maandab sind, joondab sind sinu heaolutundega. Võid ka kujutleda, kuidas me ajame oma energeetilised juured jalataldadest maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja emamaa võtab meie juured armastusega vastu, võtab meie energia armastusega vastu, võtab meid oma südamesse vastu, lahkusega, aktsepteerimisega, lubamisega. Ja me laseme sellel energial, sellel armastuse energial jõuda läbi meie juurte tagasi meie südamesse. Ja iga südametuksega voolab see armastus läbi meie keha ja ujutab üle kogu meie energiakeha. Lubamisega ja aktsepteerimisega. Kogu meie füüsiline keha, emotsionaalne keha.
ja mentaalne keha. Kõik saavad armastusest üle ujutatud. Lubame selle armastusel ennast lõdvestada, üle ujutada, täielikult enda omaks võtta. Ja samamoodi oleme kohal kõikide emotsioonidega endas. Kõik, mis üles tuleb. Näiteks praegu, näiteks seoses nende häältega, mis siin kuulduvad või sinu enda ümber. Lihtsalt lubame endal olla kohal selle tundega. Vaatleme seda tunnet. Ilma hukka mõistmata, ilma proovimata seda muuta, vältida, eitada. Lubame endal neid emotsioone tunda. Täpselt nii kaua, kui vaja on. Lubame endal sellel tundel kogu keha üle võtta, kui vaja. Ja küsime endalt, kuidas see tundub, kuidas ma seda tunnen. Millisena ma seda tunnen, mida ma tunnen. Ja oleme sellega kohal. Kui soovid, võid kutsuda sellesse protsessi inimesi või ingleid või keda iganes sa soovid, kes sinu jaoks on toetava energiaga, kui sa ei taha seda üksi teha. Palu neil tulla ja olla sinuga koos selles tundmise, kogemise protsessis. Täpselt nii kaua, kui vaja on. Ja kui sa ei soovi seda täielikult läbi teha, siis sa võid teha ainult nii kaua, kuni on vaja selle emotsiooni tundmiseks, mida sa praegu tunned. Kui see on muutunud või kergendunud, siis sa võid talle kinnitada, et sa teed seda järgmine kord edasi. Ja siis tee seda edasi. Aitäh sulle. Sa oled turvalisel. Sul on turvaline. Sa võid seda teha. Sul on toetus.
ja jätka seda protsessi nii kaua, kui sa tunned. Ja meie näeme järgmisel korral.